Esimesed sellised krõbedamad sügisilmad on käes. Mida teie teete, et enda tervist turgutada? Ma ei tea, käin iga päev õues ja elan niisugust tavalist elu. Panen ennast riidesse õigesti. Jalutan iga päev. Näiteks praegu lähen lõunane. Circa kilomeeter maad sinna, kilomeeter maad tagasi. Meil on väga hea värskendus. Näete, praegu kõnnin selleks, et enda vaimset tervist tagasi saada sellel raskel hetkel, kui pensionääridel on nii-öelda auk paljudel. No mina proovin jälgida seda, et ma ikkagi sööksin mitmekesiselt. Lisaks sellele ma proovin võtta ka siis D-vitamiini, et see ka nüüd on vist see hooaeg käes, et päikest on vähem ja siis see D-vitamiin äkki natukene aitab ja no eks ma proovin ikka liikuda ka, et praegu ma just lähen jalakoju, mitte bussi või trammiga. Aga usute, et liikumine värskes õhus natukenegi turgutab? Väga palju turgutab. Töö iseendaga, siin ei aita muu ja kui sul on motivatsioon või töö, millest kinni hoida, aga väga palju on see, et noorte puhul on see, et nad loobuvad, nad lähevad sinna nutisse ja kõik aga see ei ole lahendus. Jätavad koolid pooleli ja niisugused, aga täna nii ilus ilm ja see on juba suur tervise aitaja või abistaja. Aga kas toitumine on ka kuidagi niimoodi eriliselt paigas, et vaatate, et vitamiine oleks ikka tarbitud ja liigutab? Seda aasta ringi vist. Oma koduaias, mis on veel jäänud, lõunad ja sellised asjad, aga muidu üldiselt sellised poe või apteegi vitamiine ei kasuta. Nii et te usute, et looduses on kõik olemas, mida on vaja selleks, et tervis ilusti korras oleks? Eks annab tunda, kui vaja juurde võtta midagi. No õunu söön kõvasti ja siis natuke võtan D-vitamiini ka. Aga tunnen, et kõik need asjad aitavad piisavalt ja tervis on tugev ja oled valmis sellise talvehooajale vastu minema? No praegu veel aitavad. Ma ei tea, siin detsembris, kui on väga pime, et siis võib-olla läheb natukene juba keerulisemaks. Aga seni tegelikult ma olen ju hakkama saanud. On Eestis keeruline enda tervise eest hoolt kanda? Oleneb, kus sa elad. Jaa. Näiteks mina eile olin laste juures, ma olen vanaema, kus juures perearst, ei ole veel 2-aastane, määras valerohi keskkõrvapõletik mädane annus ja lapselt tekkisid kõhuprobleemid nii, et palavik läks 39 ja ma olen täna nii stressis, ma ei julge helistada, kuidas läks. Et vaat selliseid, praegu on nii palju, ma saan ka arstist aru, sest nii palju on pinged ja inimesed on hajevil, nad ei suuda keskenduda. Aga see poliitiline olukord, rahvusvaheline olukord ja kõik on praegu niisugune madal seisus ja ausalt öeldes inimeste vaimne tervis on täitsa allapoole arvestust sellega.